kirjutistega, mis on kirjutatud 20. sajandi algusaastatel, keegi seda Eesti riigi sündi toona ei uskunud ja ütlejad peeti ju hulluks ja hullumajas ta sellel hetkel oli ka. Tema ennustus aga täitus, riigi me saime tänaseks olema oma Eestiga jõudnud riigina küll väikeste mööndustega sellesse auväärsesse ikka. Oleme täna meie oma riigi 100. juubeli tähistamiseks kogunenud Sadalasse, et oma kogukondadega seda tähtsat tähtpäeva jäädvustada ja luua sidet eelkäijatega. Täna on õige küsida, milline see meie Eesti on. Eks see meie tänane Eesti on meie igaühe nägu ja lugu. Jäi kõrvu kõlama üks presidendi esseevõistlusele saadetud noore inimese nägemus. Minu Eesti on porikarva põllumehe kätenägu, kes puhastades oma käed seab sammud linna, et seal uut kutsumust leida. Mina tahan sellele vastu vaielda. Ja ütlen vastu, meie Eesti on rõõmsailmeliste maakate nägu, kes trotsides üldist trendi leiab, maal on võimalik elada. Kui olla nutikas, leidlik, teotahteline, austades esivanemate traditsioone, rakendades talupojatarkust, luues omanäolist, see tähendab endanäolist Eestit. Minu Eesti on lõbus ja oskab nautida elu, ta naerab enda üle, kui teeb rumalusi, tunneb rõõmu oma perest, lähedastest, heast toidust, sõpradest, reisidest, ka tööst ja 3 päikesepaistelisest päevast suvekuude jooksul. Minu Eestis abielluvad inimesed, kui nad teineteist armastavad. Kui on terve pere, siis seal kasvavad lapsed, kes on rõõmsad ja õnnelikud. Minu Eestis on erinevaid rahvusi. Nad on millegipärast selle kummalise kliima ja kentsaka köögi, kaasa arvatud süldi, omaks võtnud. Neile meeldib laulda, saunas käia, sealt tiiki joosta. Meie inimesed töötavad ja panustavad. Eestis on ju tore ja hea olla. See Eestiks omaks võtmise protsess on meie peres praegu toimumas minu tütre elukaaslase näol. On Eesti ja siin elavad inimesed täpselt nii pisike ja meie enda oma. Tänases ajas on lööklauseks kujunenud, kas me sellist Eestit tahtsime? Minu vastus on, kindlasti tahtsime, sest meil on olnud võimalus selle loomises kaasa lüüa, sõna sekka öelda, luua enda järgi oma väikest Eestit. Kui ta ei ole selline, nagu sina tahtsid, siis järelikult tuleb otsida vidumise. Kas me 30-35 aastat tagasi oskasime unistada, et kogu maailm on avatud? Et on võimalik sõita näiteks Indoneesiasse, kus mina 3 nädalat tagasi tulin, või Vietnami Kambodžasse, kus Kille paar päeva tagasi jaabus. Tollel ajal oli meil lahti ainult üks uuenik maailmas, kus see tähendab Nõukogude liikmesvaaramatele täpsustusele. Kas me oskasime unistada, et meie lapsed õpivad Inglismaa, Itaalia või USA lihtsastes ülikoolides? See kõik on tänapäeval võimalik. Ja kas meie põlvkond oskasime uskuda oma riigi taastamisse? Aga see on samm. Muidugi on oma puudused ja varjuküljed. Meil on nõrgemad ja abitumad jäänud puute meeltevalda. Riik ja kohalikud omavalitsused ei ole olnud suutelised pakkuma neile
meile oma